mööda vist, et pidime, üks on jooksutüdruk ja nagu siin sees saab suht vähe joosta, nagu 50 meetrit ainult. Et siis mõtlesime, et teeme siin soojendus ära ja läheme autoga järve äärde. No, ilm oli siuke, et kogu aeg ei tahaks väljas olla, et teeb soojas ära ja siis korra see väljas külmas pingutas. Aga siis mul ei läinud auto käima, et mul mingi kaitse oli läbi ja hakkaski karjuma ja ei saanudki minna. Tegime siin sees midagi. Võib-olla see, et noored annavad nagu endale ka niisugust sära silmadesse ja hoiavad sind natukene rohkem noorena, kui sa istuksid kusagil kontorilaua taga. Mina teen seda sellepärast, et see on mul juba harjumuseks olnud ja mul on siin trennis väga head sõbrad. Ja nagu kui peale trenni ma lähen koju, mul on alati hea tunne. Ja, et hästi mõnus on nagu olla, kui sa oled liigutanud, et niisama kodus istud oleks igav. Ma arvan, et see on uus väljakutse ja meeldib paljudele. Väga arendav ja lõbus ka. Oleme Soomes ühel koolitusel, jooksutreenerite koolitusel ja ma olen ühe toanaabriga, ta oli Eesti poiss, oli toanaaber, mul Eesti treener ja mina ütlen talle, et vaata, mis meil homme päev on, juba hommikul algab see päev tantsuga ja siis on söök ja nii edasi, ja tema nagu alguses saanud minu vihjast aru, aga no me teame, et inglise keeles on selline väljend nagu breakfast, ehk siis hommikusöök või. Ja minuga just sisu lugu ja mina ütlesin talle, et näed, hommik algab juba tantsuga, et siin on breakfast. Tuli üks 2006. aasta poiss tuli trenni ja suurematel oli meil võistlus parasjagu. Siis temale meeldis hirmsalt eevast hüpata, ta oli eelnevalt paar trenni teinud. Tema oli seal juba hüpanud, ma ei tea, ligemale tund aega trenni hüpanud ja siis ma ütlesin juurde, et kuule, Gregor aitab küll täna, et sa oled ju nii palju teinud, et lõpetame tänaseks eevashüppe ära, et ära rohkem tee. Siis poiss ütles selle peale, et ei, kui on võimalus, siis tuleb trenni teha. See oli vist 2000 või 2001, kui läksime spordikooli alla, tulime siia Totšasse. Aga enne seda me rändasime, olime praeguse kesklinna väikses majas seal saalis, siis olime ühes lasteaias, siis kunagi oli Viljandis ka veel kainestusmaja, kui kainestusmaja ära kadus, siis me saime tolle saali. Ja siis me olime, Viljandis oli ka veel selline asutus nagu vangla, Viljandi vangla spordisaalis tegime ja ühe aasta tegime ka Jämeala hullumaja spordisaalis. Nii et kainestusmaja, vangla, hullumaja. Nii et kõik need põhietapid on läbi käidud. Loode 5 keldris vist sai ka tehtud, seal oli sedasi, et lagi oli madal, suurematul poistel jalad käisid vastu lage ja tihti oli sedasi, et seal mõni rott eksis ka ära, siis valisid tüdrukute vahet läbi ja. Mulle meeldib trennis sellepärast käia, et siis saab tugevamaks ja palju paremas vormis. Siin saab maadelda ja siin on lõbus olla. Sest siin on kasulikud kukkumised eluks. Kui midagi juhtub, komistad, siis saad abistada ennast selle kukkumisega, mis siin õpitakse. Et enne siia tulekut ma olin 5 aastat koondise treener ja kuna koondisega leping sai läbi ja siin avanes uus võimalus, siis tulin siia. Jah, teadsin küll, olen teda siin näinud selle koondisega, olen näinud siin Viljandis laagris, et Viljandis pidi selline hea järv olema, et siin tahavad palju treenida ja suvel on meil tavaliselt laagrid. Treenerina on täiesti normaalne, et ütleb, mida tegema peab ja nagu juhendab alati, et kui midagi valesti teed, siis juhendab, kuidas peaks tegema. Üks üllatus ei ole omajagu olnud, et meestega, kes teavad, mis nad saavutada tahavad ja mis nad teha tahavad ja kes nad olla tahavad, on oluliselt lihtsam.
et noori tuleb ikkagi päris palju suunata ja tuleb nende tähelepanu võitmiseks kõik teha nii-öelda. Tingimuste üle tegelikult ei saa nuriseda, et kõik, mis vaja teha, kõik saab tehtud, et kõik alati saab paremini. Siis ma kõigepealt alustasin kujumistrennidega, kus siis sai nii-öelda selle harjutamise jaoks selle ujumise selgeks, et kui sa näiteks paadis kukud, et siis oskad nagu ujuda.